Tere pealelõunat, tuletame meelde, et me oleme konverentsil. Meil on Eesti Naisuurimuse ja Teabekeskuse kevadkonverents ja me räägime Pekingi platvormist. Ja selle 12 teemast me käsitleme nüüd pealelõunal esimesena inimõiguste teemat. Ja inimõiguste temaatika on äärmiselt tõsine temaatika ja väga paljud inimesed pole seda inimõiguste asja õieti õppinud, eriti vanemad põlvkonnad, sest see inimõiguste deklaratsioon ÜRO oma, see nendel, kes olid, õppisid veel vanal ajal nii-öelda, NSV Liidu ajal, see oli täiesti nagu keelatud. Ei tohtinud kui temast midagi teada. Ja tänapäeval loomulikult me teame seda ÜRO inimõiguste deklaratsiooni, mis võeti vastu 1949. aastal ja mis ütleb siin siis strateegiliste eesmärkide all, et artikkel 1, kõik inimesed sünnivad vabade ja võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt, neil on mõistus ja südametunnistus ning nende suhtumist üksteisesse peaks kandma vendluse vaim. Artikkel 2, igaühel peavad olema kõik selle deklaratsiooniga välja kuulutatud õigused ja vabadused olenemata rassist, nahavärvusest, soost, keelest, usulistest, poliitilistest või muudest veendumustest, rahvuslikust või sotsiaalsest päritolust, varanduslikust, sünnipärast või muust asjaolust. Samuti ei tohi inimeste vahel vahet teha riigi või territooriumi, poliitilise, jurisdiktsioonilise või rahvusvahelise seisundi põhjal, olenemata sellest, kas territoorium, millel elanik ollakse, on sõltumatu, hooldusalune või muul viisil oma suveräänsuses piiratud. Ja sealt edasi, seal on kokku deklaratsioonis 30 artiklit. Ka meie oma Eesti põhiseadus räägib umbes sama juttu, eriti selles paragrahvis 12, just neid asju, mida ma siin teile ette lugesin. Ja muidugi käsitleb siis ka Pekingi platvorm oma strateegilistes eesmärkides samalaadseid suuniseid ja samme, nii et on ette nähtud ka strateegilised eesmärgid, strateegilised suunad, aga mis seis meil Eestis praegu on, ma küsin teie käest, sest Inimõiguste Instituut tegi ka sel aastal mai alguses, küsitluse tegi võib-olla varem, aga tegi küsitluse ja avaldas selle mai algul, et kuidas meil inimõigustega Eestis on. Mis te arvate, kuidas meil on? Et selle küsitluse alusel võib öelda, et 92% vastanustest ütleb, et inimõiguste tagamine on siis demokraatlikus õigusriigis väga oluline ja Eestis on inimõigustega kõik korras. Et ainult 13% tunnistas siin, et võib-olla ei ole korras või 13 õigemini tunnistas veel sedagi, et nad on oma sõnade käitumisega kedagi ise diskrimineerinud, rikkunud kellegi inimõigusi ja see on ka väga tähtis asi, sellepärast, et kui sa aru saad juba, et sa oled rikkunud inimõigusi, siis ehk tulevikus sa seda enam ei tee. Aga seda räägime me nüüd täna. Ja pärast me tuleme tänase päeva kogemuste juurde uuesti. Kätlin räägib meile oma kogemustest inimõiguste saadikuna
Aga tegelikult inimõigustest ja naiste õigustest räägiti rohkem kui 230 aastat tagasi. Kindlasti veel palju varem, aga niiviisi sõnastatuna. Räägiti 230 aastat tagasi ja siin ma annan sõna Tiina Veikatile, kes on seda asja uurinud ja lausa originaalis prantsuse keeles lugenud kõiki materjale, mis siin kaasnesid ja meil on ka Ariadne Lõng 5 aastat tagasi välja antud, kus need materjalid kõik sees on. Nii et kuidas välja paistis 230 aastat tagasi ja kuidas see naiste õiguste deklaratsioon ja siis ilmavalgust leidis ja mis selle kirjutajaga pärast juhtus? Kui lubati, siis mina, Tiina Veikat, olen kirjutanud sellise lühikese mõtiskluse Olympe de Gouges iseseisvus või naiste õiguste deklaratsiooni teemal ja kannaksin selle ette. Ja. Kui tundub, et läheb liiga pikale, siis võid anda kuidagi märku, et aitab küll, hakkame rääkima. Siis. Ja. Kui sa selgelt kiiresti loed. Kuulda mind on, ma kujutan ette kõikjal, no väga hea. Pealkiri on siis tänuavaldus Olympe de Gouges'ile. Elame aastal 2021 Eestis. 230 aastat tagasi, 1791, keset Prantsuse revolutsiooni, avaldas Olympe de Gouges pamfleti nimega naiste ja naiskodanike õiguste deklaratsioon, kus nõudis naistele kodanikena meestega samu õigusi ja kohustusi. Kokku oli 17 artiklit. Eeskuju selle deklaratsiooni kirjutamiseks võttis ta 2 aastat varem kirjutatud deklaratsioonist, ehk siis 1789 avaldatud inim- ja kodanikuõiguste deklaratsioon, kus ei olnud naistele ühelgi korral viidatud. See esimene deklaratsioon 1789 viitas siis, et hääleõiguslikud kodanikud Prantsusmaal on kõik alla 25-aastased iseseisvad mehed, kes maksnud kindlaks määratud isikumaksu. Kuna naised jäid sellest esimesest deklaratsioonist täiesti välja, nendele üldse ei viidatud, otsustas Olympe de Gouges, et olukorda on vaja parandada ja kirjutas naiste ja naiskodanike õiguste deklaratsiooni. Kusjuures see tekst ise, enne neid 17 artiklit, seal oli ilus mitmelõiguline pühendus, mis oli eraldi pühendatud siis Marie Antoinette'ile, kus Olympe de Gouges kutsus Marie Antoinette'i olema just kui liider kõikidele teistele naistele, et tema oleks see one and only, kes siis koondaks kõik naised ja nende taotlused, kuidas siis öelda, nagu võimuvektorina. Ja? Võib-olla tuua ära mõned väljavõtted de Gougesi deklaratsioonist. Artikkel 1. Naine sünnib vabana ning tal on mehega võrdsed õigused. Artikkel 2. Igasuguse poliitilise ühenduse eesmärk on mehe ja naise võõrandamatute inimõiguste alahoidmine, õigus vabadusele, omandile, julgeolekule ja õigus seista vastu rõhumisele. Artikkel 10. Keegi ei pea häbenema oma põhimõttelisi arvamusi. Naisel on õigus tapalavale astuda. Tal peab samuti olema õigus saadikute koja poole pöörduda. Ja artikkel 11. Sõna ja mõttevabadus on üks naise hinnalisemaid õigusi. Olympe de Gougesi tegevus poliitaktivistina naiste õiguste eest seismisel on märkimisväärne omas ajas, sest erinevalt paljudest teistest sookaaslastest, nagu näiteks Madame de Staël, julges Olympe de Gouges avaldada poleemilisi pamflette ja näidendeid enda nime all. Seda tegid väga vähesed naised. Tal ei jõudnud kujuneda välja erilist toetajaskonda,
sest enamus inimesi tegeles revolutsiooni ajal igapäevaselt ellujäämisega. Sellegipoolest jõudsid de Gouge'i kirja pandud mõtted, eelkõige siis see deklaratsioon, võrdsete õiguste nõudmisel ka mujale Euroopasse. Üpris kiiresti jõudis see deklaratsioon näiteks Mary Wollstonecraftini, kes seda deklaratsiooni lugedes sai inspiratsiooni ja kirjutas omakorda oma naiste õiguste õigustuse. Ja, nii et selline dominoefekt. Olympe de Gouges lootis, et revolutsiooni keerises sotsiaalsest ja vabariiklust võrdsusest kiidukõnesid kuulutavate oraatorite ideed jõuavad ka mustvalgel paberile. Et need tõlgenduvad reaalses elus naistele ära teenitud õiguste ja võimaluste seadusesse sisse kirjutamises. Ja miks see oli võimalik või miks see tundus võimalik? Ajalehtede üksteisele valjusti ettelugemine ning enneolematult avalik suuline poliitiline kommunikatsioon kui ideede vahetuspunkt võimaldas panustada kõigil, kes vähegi mingis teemas kaasa mõtlesid. Oma maailmapildi avardamine läbi väljendusoskuse täiustamise ja eri vaatepunktide, argumentide kaalumine oli kunst, mida ka naised võisid 18. sajandil ammutada eelkõige salongides, hiljem ka klubides. Salongides nähtu ja kuuldu, kus kohtusid privaatne ja avalik sfäär, kus kohtusid kõik eriseisused ja väga erinevad mõtteilmad, kõik see andis platvormi julgete ideedega lagedale tulemiseks. Kõik see rikastas. Kuid eelarvamused naiste võimete hindamisel, harjutud privileegidest loobumise tõrksus, hirm järsku hulljulgelt lubatud üllaste ideaalide sõnamiraaži ja võimalike tagajärgede ees ei võimaldanud seadusandjal siiski naistele meestega võrdseid õigusi anda. 4 aastat pärast deklaratsiooni avaldamist, siis 1795, keelustati kõik naiste klubid ja ühingud ning naised tõrjuti poliitilistelt kogunemistelt. Olympe de Gouges hukati 2 aastat enne seda, 1793, terrori ajal. Ja tema vastaseks süüdistuseks oli siis revolutsioonilise valitsuse liigne kritiseerimine ja monarhia sümpatiseerimine. Ja Olympe de Gouges ei olnud ainus poliitiliselt aktiivne naine, kuid temale järgnesid teised olulised naised, kes olid julgenud ka sõna võtta ja siis giljotiini alla saadetuna oli see väga selge siis märk võimuladvikult, mis juhtub, kui naine liiga emantsipeerununa sõna võtab. Ja 2 järgmiseks sajandiks siis jäi Olympe de Gouges unustuse hõlma. Nüüd siis Eesti 2021. Mõned mõtted, millele mõelda Olympe de Gougesi näitel. Mõte 1. Meid õpetavad ja innustavad eeskujud, need üksikud pioneerid, kes julgevad järjepidevalt küsida, miks on miski nii, nagu ta on. Näiteks siin tooksin de Gougesi kõrvale meenutamiseks ka Marquis de Condorcet. Nicolas de Condorcet, üks väheseid valgustusfilosoofe, kes avalikult julges ka argumenteerida, et naistel on õigus ja naistel on piisavalt palju vaimseid võimeid, et omada samu privileege, mis olid meestel. Aga ta oli üks väga väheseid valgustusfilosoofe. Enamus valgustusfilosoofe selles mõttes nii väga valgustatud ei olnudki, mis võib olla huvitav mõte. Mõte 2. Olympe de Gougesi taolised
lihast ja verest näited läbi ajaloo on need tähised, mille abil meil on võimalik tuvastada naiste õiguste ja naiskodanike õiguste eest võitlevat arengu ja mõttelugu, kaardistada selle järjepidevust ja tähistada protsessi olulisust. Nii et aitäh, Olymp, et kirjutasid need 17 artiklit. Mõte 3. Millest andis 1793 märku seadusandjate tõrjuv suhtumine naistele poliitiliste õiguste andmisel? Oma eelarvamustest ja hüpoteetilistest hirmudest johtuvad inimesed ei pea kunagi neid tõestama. Turvaline on hirmu ja ajaloo annaalides korduva mantra, sest nii on kogu aeg olnud, tahab peituda. Seda olulisem siis on hoida kinni neist pioneeridest, nendest eeskujudest, kes jäävad silma ja tõestavad läbi oma isiksuse ja eneseteostuse, et eneseusk ja järjepidevus on kõige alus. Mõte 4. Väga palju mõtteid enam pole. Ja võib-olla üks olulisemaid siin. Avaliku suulise poliitilise kommunikatsiooni olulisus ja häälekande võim. Mind isiklikult teeb väga rõõmsaks, kui ma hakkan kuulama podcaste, raadiosaateid a la olukorrast riigis või poliitikakuuru. Ja kus ma vähemalt viimastel aastatel olen alati, peaaegu alati, kui mitte alati, kuulnud ka naishääli. See võib väga palju mõjutada, kui saate külaliste, eriti saadetes, kus räägitakse poliitilistel teemadel, on naishääled kuulda, kes suudavad rääkida võib-olla hoopis teistsugusest vaatepunktist, millele võib-olla traditsiooniliselt saatejuhid ei pruugi mõeldagi. Ja minu jaoks on need olukorrast riigis ja poliitikakuuru näiteks 21. sajandi salongid. Ja. Need on need meie ideede vahetuspunktid. See on see koht, kus saame mõtteimpulsse, kuuleme teiste kogemustest, kaalume, analüüsime, jõuame uute mõteteni. Ja mida rohkem selliseid platvormi on, seda laiemalt ühiskond tunneb, et küsimuse alla tasub panna palju selliseid asju, mida võtame väga tihti enesestmõistetavana. Nii. Mõte 5. Naiste võimendatum esile tõstmine kollektiivses mälus ja pärandis. Kas või näiteks avalikus ruumis tänavate, kultuurikohtade, pinkide, monumentide, koolide, muuseumite, auditooriumite, inspireerivate naiste järgi nimetamine. Aitab võimustada naisi. Mõte 6. Koolide kohustuslik kirjandus võib olla anda rohkem kaalu naisautorite häälele. Ene Mihkelson, Marju Lepajõe, Sofi Oksanen, Virginia Woolf, ehk juba tänaseks on, Susan Sontag, fantastiline esseist, Maarja Kangro, Elena Ferrante ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Lõpetuseks. Ühe korra veel, aitäh, Olymp de Gouges. Ja kõige viimane lõppsõna annaks Marie Curie'le, kellel erinevalt Olymp de Gouges'ist on õnn rahulikult põõnata Pantheonis Pariisis suurte meeste ja naiste keskel, väheste naiste keskel. Ja? Marie Curie, kes on öelnud, mitte midagi siin maailmas ei ole vaja karta, üksnes mõista. Nüüd on õige aeg mõista rohkem selleks, et me kardaksime vähe. Aitäh! Ja ennem kui me siis läheme sellele mõtteringile, et kuidas me peaksime inimõigusi käsitlema tänapäeval edasi nii, et need oleksid kõigile arusaadavad, kõigile meeles nii koolis kui täiskasvanud peast. Enne seda veel nüüd siis üks näide sellest, kuidas saab olla inimõiguste saadik.
Mina olen Kätlin ja ma olen ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ja siit eelnevast jutust tegelikult tuli minu jaoks juba mitu punkti, kus ma saan tagasi põrkuda. Et esiteks jah, tõesti see inimõiguste teema tuleb, ma võin oma aine seisukohalt öelda sisse juba, nad on varem ka, aga tuleb sisse juba 6. klassis. Ja ta, õppekavad meil teevad selliseid spiraale, ehk siis ta tuleb nagu niimoodi korduvalt tagasi nii ühiskonnaõpetuses kui ka siis ajaloos ja ajaloos me ka vaatame just neid väga tähtsaid sündmusi nagu Prantsuse revolutsioon selle vaatenurga alt, et need on nagu protsessid, mille üks lõpptulemustest ongi see sama ÜRO inimõiguste deklaratsioon, et mis ongi siis normaalne, aga samas meil kõigil on roll selles, et see püsiks ja et see oleks ka reaalsus, nii et tõesti julgen öelda, et see põlvkond, kes praegu õpib, et nad juba teavad, et nii see on ja nad võtavad seda ka elementaarsena. Ja siis samuti see eeskujude teema on ju, et noored on nii värsked, sünniaastad lähevad üha nagu hilisemaks on ju ja nende jaoks ongi normaalne, et meil on näiteks naissoost peaminister ja naissoost president, et nad nagu ei mäletagi, et kunagi on nagu teistmoodi olnud ja siis need eeskujud tulevad ka lihtsamalt. Aga miks ma tahtsin selle inimõiguste teemaga siis niimoodi saadikuna tegelema hakata, oli siis sellepärast, et ma pärast oma õpinguid sattusin vabatahtlikuks Palestiinasse ja siis nägin mitmeid inimõiguste rikkumisi ja siis tundsin, et ma tahaks anda ka oma panuse selleks, et Eestis teadlikkus oleks suurem, arusaamine ja võib-olla, et me ei elaks siin ainult oma mullis ja vaataksime ka natuke väljapoole nende asjade suhtes. Ja Eesti Inimõiguste Keskusega, kelle kaudu ma siis saadik olen ma siis seotud aastast 2018. Miks nad endale saadikuid otsisid, ongi just sellepärast, et keskus ise tegeleb rohkem sellise strateegilise hagemisega või sellist, et meil on niisugused mõned kitsaskohad, mille täitmisega nad siis mingis mõttes tegelevad. Ja saadik siis võikski olla pigem see, kes sirutub kogukonda ja neid ideid nagu seal siis vastavalt kogukonna vajadustele viib ellu. Sellest keskuse strateegilisest hagemisest tegelikult siin on sobilik tuua ka näiteks näide eelmisest aastast. Noor neiu kunstnik nimega Kati Indiana, päris nimi siis Katrina Raiend, kogus petitsioone Kivisaare vastu, kes raadiosaates rääkis võib-olla mitte, rääkis diskrimineerivalt kellegi suhtes. Ja siis see on ka üks näide, et kus keskus toetabki seda sama noort neiut oma sõna- ja väljendusvabaduse kaitsmisel. Selles, kuidas ma ütlen, vastuolus siis, jah, nagu. Ja mis teemadega me oleme tegelenud selle aja jooksul, näiteks vaenukõne siis kriminaliseerimine, et see on täpselt selline, ma nüüd ei oskagi öelda, et natuke tunnetuslik, et kas ta on Eestis probleem või veel ei ole, aga mujal Euroopas on kindlasti nagu eskaleerunud ja meil on nagu see paragrahv olemas, mis vaenukõnega nagu tegeleb, aga sisuliselt praktilist väljundit sellel ei ole. Ja samas see on täpselt see koht, kus jälle nagu ühiskonnas selline arusaamine puudub või hästi lihtne on seal peale lennata nagu sellise mustvalge retoorikaga ja kui inimesed ei saa aru, miks mingit muudatust on nagu vaja, siis tuleb ka ühiskonnas see vastuseis on ju, et see on üks näide, kus ma tegelikult arvan, et see saadiku töö on mingis mõttes siis just oluline, et seda mingit selgitustööd teha või aru saada, mis need nagu inimeste hirmud on ja kus neil jäävad sellised augud sisse. Ja see on siis see, mida me teeme. Ma juba ütlesin, et ma olen koolis õpetaja ja siis ka saadikuna mu sihtgrupp pigem on ikkagi noored, nii et siis selles mõttes jälle ma teen niisugust nagu lihtsat tööd, sest neil juba see suhtumine on juba eos avatum ja nende jaoks need asjad on elementaarsed. Ja väga suur osa noortest on ikkagi väga teadlikud ka sellest, et mis mujal maailmas toimub, et näiteks
Black Lives Matter liikumine ikkagi noorte seas leidis väga palju vastukaja ja siis ühesõnaga, et on täitsa nagu teadlikud ja kriitilised ja jälgivad, mis maailmas toimub ja selle võrra nagu vähemalt mina tajun, et nad soovivad ka ise, et nende kogukonnas oleks need õigused austatud ja arusaadavad ja nii edasi. Nii, ma lihtsalt mõtlen, kus ma oma jutulõngaga jäin. Kas siis oled veel midagi jõudnud teha 3 aasta jooksul? No näiteks Arvamusfestival või noorte eelarvamusfestivalid, siis filmiõhtuid oleme teinud just selle vaatenurga alt, et kus me siis võib-olla arutleme mingite olukordade üle, mis on väljaspool Eestit. Sest see, et sa tead, mis su õigused on ja mida see ka päriselt tähendab, et sul on mingi õigus, et kuidas see õigus siis väljendub praktikas. Et sa tajud seda võib-olla paremini, kui sa näed mingit olukorda, kus neid ei ole. Et seda enam, et meil kasvab peale nagu sellist põlvkonda, kelle inimõigusi ei olegi nii põhjalikult rikutud, kui võib-olla mõnel eelmisel põlvkonnal on ju. Et siis jah, et nad võtavad seda nagu hästi avatult, aga neil puudub isiklik kogemus on ju. Et siis, et seal sellised praktilised näited ja arutelud kindlasti aitavad seda parandada. Ja muidugi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õppimine on ju. Aga ja viimane asi, mis ma mainin ära, et 9. klassi valikeksam, ajalugu, arutelu teema, seal on mitu teemat, mille vahel saab valida. Naiste õiguste muutumine 20. sajandil. See aasta oli siuke teema. Ja, väga äge. Ja minul isegi üks õpilane kirjutas sellel teemal. Jah, nad valikeksam, nad saavad valida ka inglise keelt ja midagi muud on ju. Aga et jah, et iseenesest lahe. Võib-olla siukse mõttega siis ma tõmban. Aitäh ja nüüd siis võtame appi veel ka Ülle-Marik, eks hoolega kuulas. Kelle õigus on rikutud. Mine ligemale ja see sama asi, et kuidas peaks edasi nüüd minema inimõiguste temaatikaga nii, et sellest tõesti oleks meile kõigile kasu. Ja mul on siiralt aitäh. Sest ma olen sellest täiesti veendunud, kui naised ise enda eest ei seisa, siis keegi neile kandiku ei too midagi. Ja teine asi, et loomulikult, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea, eks, ja meil väga paljud Juhanid ei tea. Aga Jukudel on võimalus õppida, sest tõepoolest need teemad on praegu vähemalt formaalselt sisse kirjutatud. Aga ma võin jätkuks sellele, et noored on nagu nüüd targemad ja arukamad ja saavad kõik aru, mis nende õigused on tutkid. Ega ikka ei saa küll, nad ütlevad, me oleme kõik võrdsed, aga õpetaja kohtleb poisse teistmoodi kui tüdrukuid. Poistele antakse andeks, tüdrukutelt nõutakse eeskujulikku käitumist. Nii et seda, et mis see tähendab reaalses tegelikus elus, sinna on ikka tükk maad minna. Ja viimati uuring, see oli minu meelest Praxise uuring, mis uuris, ei see oli ikka Balti Uuringute Instituut tegi küsitluse koolides. Ja küsis, et kuidas on selle inimõiguste õpetamisega lood, sest meile meeldib väga vaadata neid inimõigusi mujal, kus rikutakse, eks. Aga me ei näe, kui siin rikutakse. Me ei näe siin neid nimetusi, kuidas inimesi nimetatakse või üle pea niisugune. Selle inimväärikus on nagu lahti seletamata. Ja täna ma küsisin, Sotsiaalministeerium on ära läinud, aga nad ütlesid jah. Ma ütlesin, et miks ei ole siiamaani üheski riiklikus dokumendis öeldud põhiväärtusena sõna võrdsus. Ja siis ma sain aru, et nad ei julge minna, sest mõeldakse võrdsuse all ühesugusust. Ja võt selle 2 mõistepaari võrdsus ja ebavõrdsus ja erinevus ja sarnasus peaks nagu vist lasteaiast pihta hakkama, et see on tegema. Aga see, kui Reet ütles siin, et ma olen väga koolitatud, siis jah. Ma olin vist üks esimesi inimesi, kes võeti Sotsiaalministeeriumisse tööle ja Välisministeerium mõiskas, oi kui tore, meil on nüüd inimene, kes hakkab aruandeid kirjutama. Hakkab kirjutama aruandeid siis kõikidele nendele inimõiguste konventsioonidele, mis Eesti Riigikogu uhkelt ratifitseeris enne, kui nad olid eesti keelde tõlgitud, enne kui need keegi oli läbi lugenud. Ja siis ma tõepoolest 2 nädalat istusin ja õppisin ja sain aru sellest, et kui seal on ikka öeldud, et õigus millelegi, siis sellele ei tähenda ainult see, et see on nüüd see riigi
ja kodanikusuhet, see ei tähenda ainult inimese õigused riigi vastu, mida esitada saab, vaid see tähendab ka horisontaalsetes suhetes, et mitte keegi teine ei riku tema õigusi. Ja siis, kui hakati me siin seadusloomega pihta, siis tuli seda ikka väga pikalt seletada, et jah, et põhiseadus teatavasti määrab need suhted ära, aga võrdse kohtlemise seadus ja soolise võrdõiguslikkuse seadus aitab inimesel kaitsta oma õigusi siis ka horisontaalsetes suhetes. See oli väga raske arusaam, sest enne seda ei olnud meil inimõigustest midagi räägitud. Nii et praegu on ka tihti tundub niimoodi, et väga palju vaadatakse seda juriidilist poolt ja paragrahvide poolt, et noh, et igal inimesel on õigus minna oma õigusi kaitsma. Sest keegi kõrvalt ei saa öelda, et siin diskrimineeritakse, ma ise tundma seda. Aga see, et sinna juurde käib ka niisugune, keegi ütles siin, et protsessi jälgimine, et selle protsessi jälgimiseks on vaja siis kõikide riiklike aruannete juures esitada ka numbrilised ja arvulised näitajad. Ja see, mis puudutab seda soolise ebavõrdsuse ja soolise sugude võrdsuse näitajad, need on 140 indikaatorit. Ja me siin Eestis räägime uhkelt palgalühest, et näete, seda me juba teame. On veel minna 139, mida õppida. Nii, aga ikkagi see, et mis me nüüd teeks, et meie elu oleks parem inimõiguste suhtes, et on kellelgi mõni ettepanek. Noh, ma enne kajastasin enda sisemist hästi optimistlikku vaadet, on ju, aga reaalsus on ka see, et vahet ei ole, mida mina seal ainetunnis teen, kui organisatsiooni kultuur tervikuna midagi teistsugust, on ju. Täpselt seesama nagu ka, et kui organisatsioon ise võib-olla näiteks ei toimi demokraatlikult. Kool ja demokraatlikult. Siuksed asjad, aga noh, see selles mõttes on, et mingi siuke demokraatia võimalus seal võiks olla. Et siis see on üks asi, et ma võin ju õpetada, et demokraatia, inimõigused, aga kui see keskkond, kus me oleme, räägib mingit teist keelt, siis jah, kindlasti need ei salvestu need. Ja, aga ma arvan, et see hakkabki veel isegi võib-olla enne kooli peale ja lasteaias peale, võib-olla esimesed 2-3 aastat peakski niimoodi õpetama ainult seda, et teine laps on väärikas ja sa ei tohi talle öelda pede ja muid nimesid ja et see hakkabki väikestest asjadest peale. Aga muidugi see on kogu kooli kultuuri küsimus, aga see Tiiu Kuurma ütleb, et kool on nagu vangla, eks ju. Direktor käseb ja Ma tahaks tulla jutuga sisse kogu üle seltskonnale soovitada seda, et Nukuteater, noorsooteater juriidiliselt, Nukuteatri ruumi poolest tekitas dokumentaalnäidendi, mis koroona pärast lükati edasi, veel 1 nädal enne juunikuu alguses ja 1 nädala tuleb oktoobri lõpp, novembri algus. Reaalsest olukorrast täiesti õudus, jälk mõelda selle lähisuhete vägivallast pealkiri teises toas ja väga mõtlemist ainet pakkuv ja just sellest et väga kurb pilt kogu Eesti ühiskonnast ja noh, proovisaal on lastele mõeldud ja ovaalsaal on täiskasvanute looga esimeses vaatuses, mis jäetakse lastele näitamata. Nii et peaks 2 korda käima, et tervet etendust näha. Noh, niiviisi. Aga see, millest me nõukogude ajast tuleme või mis on meie selline multipõlvkondlik pärand, see on väga hirmutav. Mailis Lill ja Sirling Põldmaa autorid. Aga me saame sellest üle. Peab teadvustama, et on inimõiguste see mõtlemine, peredes ja kõik see. Aga see on väga hea tähelepanek, sest et ma enda isiklikus elus kas või ka suhetes näiteks emaga ja vanaemaga olen täheldanud hästi palju seda ikka väga erinevat suhtumist põlvkonniti, et kui ma olen teinud väike 5-6 minutit monoloogi emale näiteks, et naistel tagumiku peale patsutamine vanema meeskolleegi poolt, et noh, et see ei ole üks kõige seksikam liigutus, mida teha või nüüd punkt sellega ei skoori. Ja siis ma mäletan, et ema ütles selle peale, et ei, aga vanasti oli niimoodi, et see oli pooleldi tavapraktika ja et ise pidi vaatama, et kiiresti eemale said. Et siis kiiresti pidi liikuma. Ja siis ma küll mõtlesin selle peale, et huvitav, et siis ongi, et lõpuks ikkagi nagu naine jääb süüdi siis hiljem sellepärast, et ta ei liigu piisavalt kiiresti teatud käe ulatusest, eks ju eemale, et samas ma
oletan, et 20 aastat tagasi sellist lavastust ei oleks isegi nagu nojah. toodud välja. no mina võin ausalt öelda, et sõna inimõigused tuli meile alles 88. aastal. sõnana. käsitlusse, jaa. rääkimata millestki muust. varem ei see oli tohtinud. täielik dissidentlus, kui kellelgi oli mingi ÜRO. nii kole kapitalistlik organisatsioon. aga aitäh ja me ei jäta seda inimõiguste teemat nüüd ripakile, räägime sellest ikka jälle ja jälle. aitäh kõigile. raamatukurs vist sedapidi oli või? jah, me saame vahetada. aitäh.